Hooldekodude elanikud on vastuvõtlikumad erinevatele haigustele. Seetõttu on oluline, et hooldekodu keskkonnas on puhtust loodud teadlikult. Hooldekodusse sisenedes on esimeseks sammuks käte korralik pesemine ja kuivatamine, et vältida hooldekodusse infektsioonide sissekandmist. Teadlik puhastamine algab koristusruumist, kus valmistatakse ette koristuskäru, vajalikud tarvikud, ained ning masinad. Valitakse vastavalt koristatavale alale, eemaldatavale mustusele ning pinnakate materjalile. Tulemuslikuks puhastamiseks on vajalik piisavas koguses puhtaid mikrokiustlappe erinevates värvitoonides, näiteks sinised lapid puutepindade puhastamiseks ning tolmu eemaldamiseks, kollased lapid valamu puhastamiseks, punased lapid WC puhastamiseks, rohelised lapid söögiruumide puhastamiseks, klaasilapid klaaspindade puhastamiseks. Puhastuslapid on mõistlik valmis niisutada juba koristusruumis. Puhtuse loomisel on määrav lappide sobilik niisutus. Igas asutuses tuleks täpselt määratleda konkreetse lapi või mopi kohta kasutatav vee või siis puhastusaine lahuse kogus. Lappe ja moppe ei pesta ämbris ega kraani all. Selliseks märjaks tehtud koristustekstiilid on liiga märjad ning sageli määrdunud, ehk need pigem määrivad pindasid. Mikrokiustlapid ja mopid eemaldavad igapäevast mustust tõhusalt, vaid veega niisutatult. Kui eelnevalt niisutatud koristustekstiilid vajavad lisaniiskust, siis kasutatakse niisutamiseks niisutuspudelit. Kui vajatakse mustuse eemaldamiseks puhastusaineid, siis tehakse puhastusaine lahus eelnevalt valmis. Oluline on järgida konkreetse aine doseerimisjuhendit. Lahuse pudel märgistatakse vastavalt. Lahus on soovitav teha niisutuspudelisse, kuna uuringud näitavad, et koristusainete pritsimine on tervisele kahjulik, ebaergonoomiline ja tekitab lisatööd. Põranda puhastamiseks on vajalik mopp või põranda kuivataja pühkija koos lapiga. Põranda kuivataja pühkija eeliseks on tema multifunktsionaalsus. Sellega saab pühkida kuiva ja lahtist mustust, kasutada koos mikrokiudlapiga ning koguda vedelikke. Poolpika varrega kühvli ja põranda kuivataja pühkijaga on mugav eemaldada põrandale kukkunud vedelikke ja prahti. Võrreldes harjaga on põranda kuivataja pühkijat lihtsam puhastada ning see tarvik ei tõsta tolmu õhku. Valamu, segisti või trapi puhastamiseks on vajalikud erinevat värvi nõudepesuharjad ning kraaniharjad. Oluline on eristada erinevate pindade puhastamisel kasutatavaid harju. Nõudepesuharja asemel võib kasutada ka karedat mikrokiustlappi, mida saab pärast kasutamist pesumasinas pesta. Kõrgematelt tasapindadelt tolmu eemaldamiseks on vajalik painutatav mööblimopp koos mikrokiustsukaga. Koristuskäru komplekteerimisel on oluline, et igal asjal oleks kindel koht, et puhtad ning kasutatud tarvikud ei puutuks omavahel kokku. Isiklike asjade jaoks peab olema eraldi koht, et vältida kokkupuudet koristustarvikutega. Läbimõeldult komplekteeritud koristuskäruga on mugav alustada tööpäeva. Enne igasse ruumi sisenemist tehakse kätte antiseptika ning pannakse kätte ühekordsed kindad. Esmalt vaadatakse, mis on must ja millised pinnad vajavad puhastamist. Selle põhjal otsustatakse, milliseid tarvikuid ja aineid mustuse eemaldamiseks on mõistlik kasutada. Oluline on planeerida puhastamine aseptiliselt. See tähendab, et puhastamise suund on puhtamalt mustema, ülevalt alla, tagant ettepoole. Fookuses on mustuse, kaasa arvatud nähtamatu mustuse kokkukogumine, mitte laiali ajamine. Lapi kasutamisel on oluline seda voltida. Kõigepealt volditakse lapp pooleks ja siis uuesti pooleks. Nii tekib puhastuslapile kokku 8 puhast poolt. Liikudes ühelt pinnalt teisele, pööratakse iga kord lapile uus puhas pool. Eluruumide puhul on oluline eemaldada tolm, seda ka ülemistelt tasapindadelt ning puhastada puutepinnad ja valamu. Tolmu on lihtne eemaldada väheniiske mikrokiustlapiga.
oluline on, et tolm saab ruumist kokku kogutud, mitte tolmutatud ühest kohast teise. Kõrgete tasapindade puhul on heaks abimeheks painutatav mööblimopp, mida saab kasutada ka pikema varrega. Lapiga pühkimine ei tohi endast järgi jätta triipe ega ka tolmupilve. Puutepinnad on sellised kohad, mida ruumi kasutajad puudutavad, näiteks ukselink, lüliti, lauaäär, ukseserv, voodiäär või muud sellised kohad. Puutepindasid on lihtne puhastada niiske mikrokiust lapiga. Puutepindasid puhastatakse igal koristuskorral, isegi siis, kui silmaga ei ole näha, et need oleksid määrdunud. Puutepindade puhastamisel on oluline jõuline pühkimine. See aitab oluliselt kaasa pinna puhtaks saamisele. Valamu puhastamine on tähtis, sest niiske ja soe keskkond on haiguse tekitajatele soodne koht paljunemiseks. Valamut on lihtne puhastada kareda mikrokiust lapiga või nõudepesuharjaga, kasutades puhastusaine lahust. Pärast pesemist on vajalik valamu ja segisti kuivatada, et tagada pinna lõplik puhtus. Kuivatamiseks kasutatakse mikrokiust lappi. WC puhastamisse on oluline suhtuda tähelepanuga, kuna WC-s võib leiduda eritisi. Seega eeltoodud puhastamise ja aseptika põhimõtted on WC puhul veelgi olulisemad. Hea nipp on jagada ruum tsoonideks, kus iga tsooni puhastamiseks kasutatakse eraldi puhast lappi. Nii välditakse mustuse edasikandmist. Kui ühe ruumi puhastamisel ei kasutatud ära lapi kõiki puhtaid pindasid, siis vaatamata sellele pannakse lapp kasutatud lappide hulka ning järgmise ruumi puhastamist alustatakse puhta lapiga. Kui kliendi eluruum on puhastatud, siis hinnatakse tulemust. Kas kõik mustused said eemaldatud? Kas tulemuseks on nõuetele vastav puhtus? Hea nipp on määratleda 10 kriitilist kohta, mille puhtus on infektsioonide leviku vältimise seisukohalt oluline. Näiteks, kas puhastatud sai ukseserv ja ukselingid, lülitid, toolipuutepinnad, voodipuutepinnad, lauapuutepinnad, laualambi puutepinnad, kappide puutepinnad. Kas valamu on puhas nii alt kui pealt? Kas ülemused tasapinnad on puhtad? Kas prügikass sai tühjendatud ja puhastatud? Enne ruumist lahkumist eemaldatakse kaitsekindad. Ruumist väljas tehakse kätte antiseptika ning enne järgmise ruumi puhastamist pannakse kätte uued kaitsekindad. Pärast ruumide puhastamist minnakse koristuskäruga koristusruumi, kus puhastatakse kõik kasutatud koristustarvikud ning käru. Koristustekstiilid pestakse iga kasutuskorra järel pesumasinas. Enne pesumasinasse panekut eemaldatakse koristustekstiilidelt lahtine mustus. Oluline on valida koristustekstiilide pesemiseks asjakohane viis. Sobilik pesuprogramm, sobilik temperatuur, mis on vähemalt 60 kraadi, kasutada pesuainet, mis ei sisalda loputusainet, valgendusainet ja seoliiti. Kõik kasutatud tarvikud ja käru puhastatakse. Niisutuspudelid pestakse harjaga. Kui seda ei tehta, siis tarvikud on saastunud ja võivad olla nakkuste levitamise allikaks. Koristusruumis on igal tarvikul oma kindel koht. Organiseeritud koristusruumist algab teadlik puhastamine. Ainult puhta tarvikuga saab puhtust luua. Puutepindasid puhastatakse igal koristuskorral. Mustuse märkamine on kõige alus.